mõte on siis selles, et räägime andestusest ja aitäh Roobile, et lugesid seda efeslaste kirja. Sealt on ka meie kirjakoht, sa võid selles, et juba lahti võtta, natuke mul läheb aega, et sinna jõuame, aga see on meil see kirjakoht, kus me täna loeme. Aga ma alustan võib-olla laiemalt pihta, et nagu mis see nagu andestus on ja üldse mis minu enda mõtted nagu sellest andestusest üldse on nagu, et tänapäeval, ma ei tea, kuidas teil on, aga väga palju ei kuule sõna nagu, et palun vabandust või andestage või kuidagi sihukest, et see ei ole nagu sihuke väga levinud sõna tänapäeval, sihuke igapäevaelus, aga mõtlen, ma ise võib-olla kuulan või kristlikes nagu ringides võib-olla kuuled nagu siin Eestis seda nagu meie isa palvena, et kus me kogu aeg ütleme, et isa, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Et me kuuleme seda ütlust, kas me igapäevaelus seda kuules, võib-olla mitte. Pühakirjas on aga andestus üks ülim tegu, väga üllas tegu. Et tegu, mida Jumal väga-väga kõrgelt hindab, väärtustab. Mida tänapäeva maailm, ma arvan, et alaväärtistab. Et tänapäeval, kus meil on sihuke filmižaaner on juba tehtud nagu kättemaks. Et kui saad vaadata draama või ma ei tea, mingi komöödia, üks žaaner on kättemaksu žaaner. Ja tihtipeale sellest Hollywoodist ja kõigest sellest on saanud ka meie see moraali koodeks. Et mitte ainult see, aga ka meie kultuurist, meie emotsioonid ja muud on pannud selle nagu lähtepunkti, et mis siis kuidas me peaksime elama. Aga kristlase jaoks peaks andestus olema üks suurimatest mõistetest üldse. Et ei pea väga kaugele minema, et näha, et selline asi nagu patuks andeks andmine Jeesuse poolt on meie usu üks põhisambaid, üks põhialuseid. Et piibel on kaanest kaaneni täis tegelikult andestust. Esimene asi kohe tuleb meelde, ma arvan, võib-olla teil ka on see, et Jeesus, kui ta ristil suri, siis ta ütles, isa, anna neile andeks. Nad ei saa aru, mida nad teevad. Siis järgmine, mis tuleb meelde kohe, on Stefan, kes need kivid, kui tema poole lendasid ja oli oma surma põhimõtteliselt kohe minemas, oli samamoodi, ütles sarnased sõnad nagu Jeesus. Ja siis mõtleme selle peale näiteks Joosep, kes müüdi siis oma vendade poolt Egiptusesse. Samamoodi andestas neile. Et andestus on igal pool piiblis. Et praktilist nagu kristlikust ajaloost teame ka selliseid tegelasi, nagu ongi see Corrie ten Boom ja näiteks teine tegelane, ma ei tea, kas oled kuulnud Louis Zeffironi, kes teise maailmasõja ajal mõlemad olid siuksed nagu andestuse jutlustajad, kes siis oma kas Jaapani või siis nagu oma sakslaste piinajalatel nagu andestasid. Väga-väga suur nagu andestuslugu. Et kindlasti on ka teisi, kes on andestanud, aga mõelge selle peale, et Jumal on andnud meile sellise nagu esiteks võimaluse, aga samas ka nagu meie sisse on pannud nagu sellise asja, et me võime andestada. Et meil on see olemas selline nagu, inglise keeles nagu attribute, et me saame andestada. Et mitte unustada, sest me tihtipeale tahame unustada asju. Mäletan emaga, kui ma tulin siia Eestist tagasi, siis emaga käisime seal mesila vahel ja siis ema küsis, kuule mäletad, siin on see maja, vaata, et siin käisid sul onu oli seal ja et käisid seal temaga malet mängimas. Et muidugi ma mäletan, et kui ma ei mäletaks, siis oleks nagu midagi viga, siis sellel on selline kliiniline termin on selle nimi, kui sa ei mäleta asju, et see on nagu Alzheimer's. Et me kõik ikkagi nagu peaksime mäletama, aga miks ma seda mainin on see, et maailm tahab selle asemel, et sa andestaksid kellegile, ta tahab selle nagu ära plaastertada, et mingite muude asjadega nagu kinni katta, et sa ei andestaks. Tihtipeale inimesed pöörduvad alkoholi juurde, narkootikumide juurde, ma ei tea,
matavad ennast filmidesse või mängudesse või muudest asjadesse, et selle asemel, et tegelikult nagu asjaga nagu tegeleda, on ju. Aga tegelikult nende sees on neil, on ju, mis neil seal sees on? Süütunne, viha, andestamatus, et mis igapäevaselt nendega nagu nii-öelda kaasas käib, on ju. Et see on nagu selline asi tegelikult, mida me peaksime tegema. Et see ei ole lihtsalt mingisugune nagu sõna, on ju, et ma andestan sulle. Et tegelikult see on nagu tegevus, see on nagu transaction, vaata, see on nagu selline nagu... Et ma kirjutasin siia, et andestus on suhtepõhiline. Ilmselgelt sa andestad, kui kuskilt lähedalt kaugelt oled kelgegi suhtes, on ju. Erinevaid suhted vanematega, lastega, sugulastega, sõpradega, töökaaslastega, abikaasadega, et palju ei ole vaja, on ju, et nagu, et ma arvan, et siin oma lapsi või näha või ilmesti perekondades nagu, et on näha, et selline kogu aeg on, keegi teeb midagi, on vaja seda andestust, on ju. Et tihtipeale ma tean, et maailmasse vaadates on niisugune maailm on natukene nii-öelda õrnakene meil tänapäeval, kus sellise poliitilise korrektsusega ja sellise asjaga on nagu hästi palju meil asju võib-olla üldse nagu keelatud öelda, on ju, üksteisele. Aga sellest ma ei taha täna rääkida, on ju, aga lihtsalt, et palju kaugel pole vaja minna, näha, et meie need kannad on sinised, keegi on meile kanna peale astunud või me ise oleme kedagi rünnanud, teadmata, tahtlikult, mittetahtlikult. Et see, mis ma tahan öelda lihtsalt see, et need asjad juhtuvad, vaata, sõpradele teed midagi, vaata, nad on solvunud, on ju. Eile käisime seal jutlustamas, üks mees tuli vastu meile ja ütles, et mul näed, mees on nii vihane mu peale, tööandja, vaata, ei tulnud tööle, nagu on ju, et muidugi on vihane, aga sa ei pea vihaseks jääma, on ju, et sa võid andestada, on ju. Et lihtsalt point on selles, et suhetes, elus, see juhtub lihtsalt. Keegi teeb kellegile haiget. Keegi teeb midagi, mis sulle ei meeldi. On ju. Aga ennem kui ma nagu edasi lähme sellega, mis võib-olla kuidas veel rohkem nagu seda, nagu võib-olla neid halbu asju, nagu seda haigust nagu kirjeldada, nagu mis siin maailmas nagu tegelikult toimub läbi selle andestuse, on ju. Vaatame kõigepealt nagu läbi võib-olla näidete, mis asi üldse on andestus nagu piibli põhimõtteliselt, vaata. Kuidas nagu Jumal on selle andestuse meile nagu näidanud piiblist. Et ma kõigepealt toon nagu lihtsalt sellise elulise näite, on ja võib-olla see, et me saame aru, et Jeesus on nagu meie patud kinni maksnud, on ju. Jumal on andestunud meile nii, et kogu meie patupalk on lunastatud. Me ise ei ole mitte midagi maksnud selle jaoks. Nagu mitte midagi. Et me ise ei tee midagi selleks, et seda kuidagi lunastada, me ei maksnud selle eest, et me usume sellesse, et meie patupalk on makstud Jeesuse verega. Aine. See on nagu, see võlg on tasutud 100%. Aine. Nii selline nagu see andestuse nagu nii-öelda nagu siis, ma ei tea, eesti keeles, transaction. Nagu, kuidas seda öelda? Ma arvan, et said aru, on ju. Et aga võtame siis nagu elulise näite, on ju. Ütleme, et mul on auto ja võtame selle, et kindlustust ei ole, on ju. Mul on auto, laenan selle Roobile näiteks või oma kellegi teisele sõbrale. Roob läheb, sõidab sellega, paneb sellega vastu puud, on ju, ja põhimõtteliselt auto on sodi, on nagu maa kirjutamisel, on ju. Siis Roob tuleb minu juurde, et mis me teeme, on ju. Mis me siis teeme, kas me siis mõtleme selle peale, et palju see maksis ja palju see, mis see tänapäevane see kurss on, et mis ta peaks mul tasuma, on ju. Selle asemel ma ütlen, ei, see võlg on tasutud. Ma nagu ei võta midagi sult. See on makstud. Kui me võtame selle sama piibli, või selle mõtte järgi, on ju, nagu Jumal on meie pattude eest maksnud, siis tegelikult nagu see andestus on täiesti, et sa lased selle inimese vabaks nagu sellest asjast, mida tema on nagu teinud sinu vastu, vaata. Võtnud sult midagi ja teinud sul haiget, aga sa lased selle minna, vaata. See on kõik, ta ei pea mulle midagi tasuma. Kui sa mõtleme nagu piiblis, on siuke hästi selge näide sellest on Vanas Testamendis, on nagu see eesti keeles hästi öeldud patuoinas. Nagu see kits, mis siis võeldi, kui see oli see Yom Kippur, on ju, see suur lepituspäev, võeti siis 2 kitse, on ju,
kellele laoti sümboolselt rahvapatud, kes aeti selle üks aeti siis kõrbesse, pandi patud peale, aeti kõrbesse, ja teine siis ohverdati, et oli siis 3 asja, kõigepealt oli see soku valimine, ülem preester valis selle soku, viskas liisku, kumb siis see sokk nagu jääb elama ja kumb siis ohverdatakse, ja siis üks siis ohverdab, muidugi see on kõik vägev siuke pilt Jeesusest, aga et siis nagu see ülempreester luges selle ette, pani käed peale selle elavale soku peale ja tunnistas üles kõik Iisraeli laste süüteod, patud, kõik asjad ja siis viidi see nagu kõrbesse ära. Ja ta võis vabalt ära minna. Mõtlegi siis see, et need kõik patud on nagu ära saadetud, nagu ära, täiesti ära nagu, et ei pea enam mainima. Lihtsalt pilt võtta samast asjast põhimõtteliselt. Et lihtsalt, et kui me läheme edasi, siis me saame aru, et mis see nagu andestus nagu on. Et kui me ütleme, et andesta kellelegi, siis sa saad aru, et sa pead lahti laskma. Need patud peavad nagu, sa ei pea neid, mitte ma ei ütle, et sa pead need ära unustama. Ikka meil on meeles asjad. Aga kui sa mõtled selle peale, siis sa pead, ma olen selle andestanud, vaata. Et sa tead, et see asi on nagu andeks antud. Okei, vaatame siis veel mingid näiteid elust. Et tänapäeval me mingite sokkude, sikkude ja rahadega nagu ei tegele, et vaatame, kuidas need nagu eluliselt nagu väljenduvad nagu tänapäeva maailmas. Selline andestamatus, kibestumine, meie igapäeva eludes, minu enda elus ka. Aga lihtsalt toon nagu 2 üks näidet, et nagu tänapäeva filmidest, vaat ma rääkisin seda filmižanrit, et vaata, et kättemaks. Et üks siuke filmiseeria tehti, mille nimeks oli, ma ei tea, võib-olla te tea, on John Wick. Siuke filmiseeria oli. Hollywoodis tehti muidugi mingi Keanu Reevesel on see peaosaline. Aga see, ma ise ei ole seda vaadanud, aga ma lugesin, lihtsalt ma olen kuulnud, et lihtsalt see on siuke nagu, see nii-öelda siis kättemaksu nagu sigul, et nagu järgmine kättemaks, Ja siis, aga see algab niimoodi, ma lihtsalt loen ette, nagu, mis see plott on. Et endine paldamõrtsukas John Wick on matnud oma armastatud naise Heleni. Naine jättis talle viimase kingitusena koera nimega Daisy, et aidata talle leinaga toime tulla. Peagi tungivad Vene maffiabossi poeg ja tema käsilased Johnny Maia varastavad tema väärtuslikku auto ja tapavad julmalt koera. Aga see vallandab Johnist tema varasema olemusega ehk legendaarse Babaja ka. Ta asub halastamatule kättemaksu retkele, mis hävitab terve maffia impeeriumi. Et mis alustas nagu oli lihtsalt koera tapmine nagu sellest kogu nagu kättemaksu seeria vaata, Et okei. Võib-olla olete kuulnud raamatust võib-olla, John Dumas, Graf Monte Cristo. Kõik on see tegelikult prantsuse kirjanik Alexander Dumas, klassikaline romaan, jutustab noorest mehest, meremehest Edmond Dantest, kes vangistatakse süütult armukadedate rivaalide vandenõu tõttu. Ja pärast 14 aastat, kui ta vangis on, siis õnnestul ta põgeneda ja leida tohutu varandus ja sellepärast salapärase Graf Monte Cristona naaseb ta ühiskonda, et maksta oma vaenlastele kätte. Saad aru, see on nagu promob juba, et ma saan aru, et see on nagu inimlik vaata, et keegi tegi mulle valesti, et siis ma tahan nagu tagasi teha, et see on nagu, mõtled ise, vaata, tegid halba, et teeme siis tagasi, et loomulik, aga kas ongi, et kas kättemaks on kuidagi õigustatud, et nagu kas või väiksemagi asja eest, kas on õigustatud? Mõtleme siin Eestis riigi tasandilt, hakkad rääkima riigist kellegagi. Mis tuleb? Oi, see riik on nii halb, kõik, ma ei tea, 10 aastat tagasi kõik riigist, kes kõik valesti on teinud, loetakse sulle ette, vaata. See inimene tegi seda, see tegi toda, kõik on kohe meeles, vaata. Oi, see varastas täpselt nii palju raha, vaata, see tegi täpselt seda. Inimesed on kibestunud tegelikult riigi puhul, vaata. Kibestumist, võtame mehed ja naised, Mehed räägivad, kõik need naised on sellised ja tollised ja kõik need on siuksed ja teevad, Mehed samamoodi, kõik naised on vastupidi, kogu aeg on selline, kibestumine, see on tegelikult kibestumine. Et mis ma siin veel tahtsin öelda, et ma ise mõtlen, et kui ma enda puhul
ma näen, et selline kibestumine või andestamatus tuleb mulle nagu kuidagi hakkab tulema, siis ma tean, et ma tahan vältida seda inimest. Vaata, tekib siuke asi nagu, et ma ei taha võib-olla selle inimesega väga rääkida. Ma ei taha taga väga suhelda, tahan distantsi hoida, tahan nagu kuidagi nagu mingit kuidagi talle teistmoodi. Ma ei ütle, võib-olla otseselt ei ütle välja, mis mind segab, aga hoian nagu distantsi, vaata, sellepärast kuidagi ma olen pettunud selles inimeses, onju. Et hoian nagu seda distantsi, onju. Et mõtlen nagu mehe ja naise vahel kodudes, onju, mis toimub, onju. Mees teeb midagi naisele, naine hoiab ennast füüsiliselt, onju. Mees tuleb, tahab kalli teha kodus või veedame aega koos. Ei, mine ära, ma ei taha, onju. Ja vastupidi, onju. Mida see näitab, et ei ole andestust, vaata. Tegelikult ei ole tõelist andestust toimunud, vaata. Et midagi on sees ikkagi katki, onju. Et sellised asjad toimuvad, onju. Aga vahest on olukordi, mul siuke olukord oli, enda elus juhtus, mitte konkreetselt minuga, aga üks oli, see on siuke väga traagiline, onju, kus naise ja mehe vahel tekkis selline olukord, et naine oli väga pettunud mehes ja ütles, et ma nagu telefoni rohkem vastu ei võta, et ära koju tule, onju. Ja siis mees läks ja võttis, ma ei tea, kuskilt sõbra juurest võttis rätiku ja poos ennast üles. Lihtsalt selle pärast, aga kuigi selline nagu ekstreemne tegu, onju, mõlema poolt. Üks siis, et ei, ära tule, ma ei taha sind kunagi enam näha, ja teine siis ütleb, et jaa, ma siis lähen nii kaugel ära, et sa mind kunagi enam kätte ei saa, onju. Nagu nii isekas, onju. Aga vaata, inimesed viivadki läbi selle andestamatuse, nagu see, need viljad lähevad nagu kaugemale ja kaugemale kogu aeg. Et lihtsalt, me näeme neid igalt poolt, onju. Ja mõni ongi läheb, nutab seal vanaema või vanaisa haua peale, et palub, et andestust, mis ta kõik teinud oli. Et ma olen näinud ka naisi, kellel on mehed ära sunnud ja siis selle haua peal nutavad kõiki neid valesid asju, mis ta on teinud ja pole vabandust küsinud. Et nagu sellised asju juhtub eludes. Mis toobki jälle mind nagu sinna punkti, et valesid asju juhtuvad elus, aga meil on vaja andestust. Nii. Et üks jutlustaja ütles siukse klišee, ma olen kindlasti, et olete kuulnud ka, et andestamatus on kui mürk, mida sa soovid oma vaenlastele, aga tegelikult jood seda ise. Lihtsalt see on nagu nagu teinekord ei teagi, et sul on mingi, teised ei teagi, et sul on mingi vimm üldse nagu, milles probleem, ma ei tea, vaata. Mis viga on, Et inimesed hoiavad sellest kinni, nagu mõtlesin, nagu Johannes on mängu asju, vaata. Ei, ma ei anna ära, minu oma. Nad ei taha lahti lasta, vaata. Aga miks? Mõtled nagu tegelikult ise teed endale halba, Et tuli mehe, et see on selline haigus tegelikult, selline andestamatus, see on selline nagu, et kui sa võtad selle nagu omaks ja kannad seda kogu aeg edasi, tegelikult see nagu jääb sulle külge nagu, et sa ei lase seda lahti nagu. Et tihti peale, kui sa hakkad jätma nagu sellised nagu, panen selle kinni, et see jääb nagu sulle haiguseks nagu. Ja tegelikult sa kutsud endale sellega ligi igasuguseid nagu, füüsilisi haiguseid ka, ma usun nagu, ja isegi nagu vaimseid haigusi, vaata, ja isegi nagu, inimesed on tänapäeval depressioonis on ja nagu ma enne mainisin. Ja mul tuli lihtsalt, lugesin selle C.S. Lewis'i kohta, Lewis'i raamatust ja siis ta kirjeldas nagu ka seda andestuse, nagu kannestuse koha pealt siukest asja, et mida me ise saaks tegelikult kasutada selleks, et teada saada, kas me oleme kellegi suhtes nagu kibestunud, vaata, või mis on meie eluvaade. Minu meelest ta nagu nii hästi ütles selle ära, vaata, ma loen selle ette siit. Et ta tahab, et C.S. Lewis siis tahtis, et nagu lugeja ennast sellise testi abil nagu testiks, examination. Oletame, et sa loed ajalehest mingi vägivallateost ja oletame, et meieni jõuab pärast seda kuuldus, et see lugu tegelikult ei vasta päriselt tõele või ei olnud nii hull, nagu lehes on kirjutatud. Nii, kas su esimene mõte sel juhul on siis, et tänu Jumalale need inimesed siiski ei ole nii halvad, nagu siin on öeldud? Või otsustad ja jääd uskuma esimest lugu, et mõelda oma vaenlasest nii halvasti kui võimalik? Teise variandi puhul, kardan ma, on tegemist esimese sammuga protsessi, mis, kui nii edasi läheb, teeb meist viimaks saatanad.
inimene hakkab soovima, et must oleks pidust mustem. Sellele soovile voli andes hakkame varsti tahtma, et hall oleks must ja seejärel isegi veel valge oleks must. Lõpuks näeme kõike, Jumalat, oma sõpru, iseennast, kirikut, niisama halvana ega ole võimelised seda mõtteviisi muutma, sest oleme igaveseks vangistatud vihkamise maailma. Mõtlen, see on nagu päris kurb koht, kus olla nagu. Tõesti, kui sinu maailmavaade on selline ja tegelikult me kõik peaksime seda nagu mõtlema. Okei, kuidas me siis nagu vaata neid asju, kas nagu paremuse poole või halvemuse poole. Et see on nagu hea nagu selline test meile. Okei, lähme natukene suhtesse edasi. Lähisuhetes on meil eriti suur tendents teisi hukka mõista. Ma ei tea, mul on, ma olen kindel, et teil ka. Ei ole lihtsam on minna, ma ei tea, võõral inimesega hästi läbi saada, kui inimesega, kellega sa kogu aeg igapäevaselt suhtled. Ja siis meil on nagu tekivad, ma tean, mul on seda niimoodi öelda, et näiteks tekivad sellised nagu müüdid, vaata, et tead, kui sa mind armastaksid, siis sa minu vastu pattu ei teeks. Ja siis mõtled nagu, okei, kuidas see nagu võimalik on? Et kas sellepärast, et sa nagu armastad kellegi inimest, nagu, et siis sul nagu patuloomus on täiesti kadunud. Nagu. See on võimatu. See on lihtsalt unrealistic expectation. Vaata. Ma saan aru, me kõik tahaksime olla püha vaimud. Nagu. Mina ka tahan. Et mina lähen teen selle inimesele või ütlen midagi ja siis ta muutub. Wow! Praise the Lord! Või näiteks me roovi keele käisime seal tänaval, tahaks, et kõik inimesed saaks päästetud. Et sa lähed, räägid nendega ja nad kohe, jah, ma tahan Jeesust, vaata, tulevad põlvitab, ütled, halleluuja, muidugi tahan. Sa tahad nagu, et inimestega samamoodi, vaata, näiteks lähisuhestes. Oi, et vaata, et muutu selles valdkonnas. Aga tihtipeale, mida me teeme, on hoopis see, et me nagu näitame teistele nagu oma halva tujuga ja kõikide muude asjadega, et ei, mina panen sind maksma selle eest, vaata. Tegelikult see ei ole õige. See ei ole õige. Et ma mõtlen oma laste peale, et tegelikult küsimus on selles, et kui sa oled lähisuhtes, et sa näed üksteise patte lihtsalt rohkem. Näiteks mõtlen, et kui ma olen oma lastega siin ja nendega lapsega siin, ma näen, ma olen kogu aeg nendega koos ja nemad minu patte, me lihtsalt näeme neid. Lihtsalt nagu, see on nagu silma alvad, nagu sul näed. Aga nende laste, kes mul Austraalias on, ma ei näe nende patte. No sa ei näe Roosi patte. Mis ta seal teeb? Sa ei tea. Sa ei näe, ta ei ole enam kodus, vaata. Aga oma laste, kes siin on, sa näed neid rohkem. See lihtsalt küsimus ei ole nagu selles, et kas nad teevad või muidugi teevad. Me patused, me kõik oleme patused. Lihtsalt, ja ma ei ütle sellega, et kuule nüüd ei peaks nagu patuga tegelema, et ärme enam patust nagu räägi, vaata koguduses. Muidugi räägime. Lihtsalt meil nagu, ma tean, minu ootus on see, et teised inimesed kindlasti peaks käituma nagu täpselt nagu ideaalne kristlane, nagu Jeesus, vaata. Aga tegelikult ei ole nii. Tegelikult me oleme kõik patused, meil on kõigil Jeesust vaja iga päev, vaata. Selles ongi point. Mitte, et ma ütlen, ma ei taha kuidagi pattu nagu vähendada, ma tahan lihtsalt nagu panna meid mõtlema, et me oleks, lugesin meie Mystery Islandit, et esimene asi, mis selle kirjas oli, et saa aru, et lapsed on patused. Kõige esimene nagu see punkt oli seal nagu, lapsed on patused. Saa aru. Saan aru, ilmselt nad ei istu meil kõik seal, nagu, yes, sir! Midagi ei ole teha, et tahaks küll, et istuks ja kuulaks ja kõik paneks kirja, aga see ei ole realistlik. Selles on nagu point. Et lihtsalt mõnes mõttes ma räägin nüüd noortele, sest te hakkate varsti mõtlete nagu partnerite peale ja abielude peale, et selles mõttes nagu, et see tuleb, et mõelge nagu selles mõttes, et endale selgeks see ka vaata, et need, kellega te abiellute või kellega te koos nagu tulevikus, need on ka patused. Saad aru? Et ära mõtle, et see inimene, kellega sa nagu kokku lähed, et see inimene on siis nagu, armud sellesse, muidugi kõik on tore, see on väga hea vaata abielluta, aga lihtsalt ära, ma ei taha, et su ootus on nii suur, et sa pettud, vaata. Et sa esimene armastus on sul nii suur ja siis sa mõtled nagu, et sa hakkad selle inimese koos nagu rohkem aega veetma ja järsku hakkad nagu, täitsa lõpp, nad teevad seda, siis nad teevad seda, mis asja nagu, ta ei olegi siuke, nagu mina arvasin. Ei olegi, sest ta on patune.
noh, ema, isa, ma olen kindel, võivad rääkida, ma võin ise rääkida. Ootus on suur, Disney ka paneb sulle suur ootus ja kõik nagu paneb, et kõik on nii äge, vaata. Tegelikult kõik ei ole nii äge nagu, lihtsalt mingi päev on nagu grind, vaata nagu. Noh, mingi aasta on võib-olla grind, mingi 2 aastat võib-olla on grind, vaata. Aga noh, põhimõte on ikkagi see, et ära pane ootust liiga kõrgele ja andesta, vaata. Mis me peame tegema suhtes? Andestama. Nagu mul jäi see David Kirsi ühes jutluses, teises jutlus lõi ka meelde hästi, et ongi, et ta ütles, et rääkis abielust ja ütles, et mis on siis selle abielu nagu, noh, küsiti, et no mis on siis see abielu nagu, ma ei tea, saladus. Ta ütles, et kaks inimest, kes on meister andestajad. Noh, see on see bad right. No 2 meister armatustajad nagu on nagu siis see abielu paar, vaata. Et no, nendel on nagu see pikk abielu, vaata, kes suudavad andestada ja edasi minna, on ju. Noh, täitsa õige. Armu ja andestust. Ma paneks armu ka juurde nagu. Armu ja andestust nagu. Et nagu seda asja üleval hoida, on ju. Nii, viimane punkt siit ja siis läheme kirjakoha juurde. On ka C.S. Lewisi raamatust, ma mainisin seda Roobile ka, et viimane kommentaar siia on see, et ta rääkis sellest, et sellest käsust vaata, et armasta ligimest nii nagu iseennast, on ju. Ja siis noh, ma ei hakka seda kogu asja nagu ette lugema, aga põhimõtteliselt nagu, et mõtle nagu iseenda peale. Sa tead väga hästi, kui patune sa oled. Tegelikult me kõik teame oma vigu, vaata, on ju. Aga sa ikka suudad iseendaga elada. Sul ei ole probleemi minna Jumala ette ja paluda andeks selle patu eest ja edasi elada. Ja enam jaalt sa mõtled nagu, noh, positiivsest endast. Et sa ei mõtle nagu, et noh, mõned ikka, ma saan aru, et on siuke negatiiv nagu mõte, aga üleüldiselt me mõtleme nagu hästi endast ja suudame endaga elada. Noh, aga teistelt on ootus nii palju suurem kui sinult endalt. No, oleme ausalt. Kui teine ikkagi sulle valesti midagi teeb, siis sul on ikkagi nagu ei, sa pead maksma selle eest. Aga endalt sa seda ei oota. Sa ise ei maksa oma pattudest ise endale. Ei, nüüd ma tegin valesti, nüüd ma lähen maksan selle eest ise, vaata. Ei tee seda nagu. Noh. Lihtsalt mõtlesin, see oli nagu siuke ma ise mõtlen ka nendel asjad, kui ma seda kirjutasin, mõtlesin ise ka nagu, miks sa nii teed, noh? Okei, lähme sinna efeslaste kirja juurde. Ja tegelikult Rob juba luges seda väga hea, aitäh sulle. et see tegelikult see kogu see kirjakoht 17. alates on sellest uuest ja vanast mehest, on ja vanast ja uuest mehest. Et tegelikult vaata, no ma eelmine kord siin ka mainisin sellest väike poiss, kes mul siin selle tooli peal oli, on ja, et see meie mina, kes ei taha sealt trooni pealt kuidagi ära ronida. et see on see vana mees on siin, on ja, aga 22, 23, 24 ma loen selle uuesti ja on selline nagu, noh, tegelikult nagu selline nagu summary, on ja, või selline nagu kokkuvõte sellest nii-öelda tekstist, on ja. Teil tuleb jätta oma endine eluviisi poolest vana loomus, kes laastub petlike himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt. Ja riietuda uue inimesena, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. Ja nüüd tuleb siis nagu see kogu see nimekiri sealt alates tegelikult, noh, mis on nagu sellised hingeviljad, vaimuviljad tegelikult, kui sa nii võtad. Et neid vaimuviljasid on mujal ka noh, üles kirjutatud, aga noh, tegelikult see on, kõik need asjad on tegelikult ka, nagu kui sa hakkad nii võtma, siis püha vaim teeb kõik esile, tõe ja kõik asjad, et lähme korra siit lihtsalt ühe lause haaval lähme korra kiirelt läbi, kuni jõuame siis selle andestuseni juurde sealt lõpuks tagasi. Et 25, eks. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Oleme ausad, eks ju, ärme valeta. 26, kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle.
ma olen tihti peale mõelnud selle üle, vaata. See on niisugune huvitav lause siin, et mis see siis tähendab, et ma peaksin nagu minema kohe kõigiga ära leppima, vaata, nagu enne õhtut, nagu, et see on võimatu. Ja tegelikult, mina saan aru, et see ütleb seda, et sa pead rahu tegema ja andestama enne magama minekut. Et sa ei võtaks seda viha nagu endaga järgmisse päeva kaasa. Nagu see on see mõte, et ütlebki, et saatan seda ei kasutaks, vaata. Et see mõte on selles, et kui ma lähen selle vihasena voodisse, siis ilmselgelt sa ärkad vihasena üles ka. Ja järgmine päev oled veel vihane ja siis sul ongi, vaata, ja tekibki selline olukord, kus sa hakkadki seda viha enda sees kandma. Ja järgmine päev, ja järgmine päev, ja järgmine päev ja see muutub väga halbaks tegelikult selliseks rutiiniks, võib nii öelda. Nii võtame siis 28. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellega, kellel on puudus. Et selge, et mine tööle, eks ju, mine tööle, ära niisama, ma arvan, et kui inimesed käiksid tööl, neil oleks nii palju vähem aega igast muudeks lollusteks. Et, ja teine mõte, mis siin on see, et lihtsalt ole andja, ära ole võtja. Väga lihtne. Lihtsalt meie mõtteviis peaks olema see, et me tahame anda, mitte et kogu aeg saada. Et väga lihtne. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaks armu. Selge, vaatame oma suud, mida me räägime, aga mis mõttega me seda, miks on ju? Et räägime seda, mis üles ehitaks. Vaata, tegelikult Efeeslaste raamat ongi ülesehitamise raamat. See räägib ennem ka ehitusest, see räägib ennem ka nagu majast, millest, mida me peaksime üles ehitama. Ja mõte ongi, et mida me ehitame oma sõnadega. See, et me ehitame üles Jumala koda, me ehitame üles Jumala riiki siin ilmas, on ju. See kehtib ka abieludes, on ju, kuidas me räägime üksteisega oma vahel, kuidas me räägime üksteisega. Kas me räägist mingid kivestunud toonil on ju, või nurjatute sõnadega või kuidas me räägime, aga me peaksime rääkima seda, et näidata armu teistele ja tõsta üles need, on ju. See on kristlikult kogudusest, ma usun, eks ju. Ma usun teistele ka. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Täna on meil 4 pühi, et ärge kurvastame seda 4 pühi vaimu, on ju. Et kuigi see püha vaim küll tuli sel päeval, aga ta oli ennem ka, ma arvan, on ju. Et see ei olnud ainult sel ühel päeval. Et aegade algusest Jumala vaim on juba siin olnud. Nii, võtame 31, võtame lihtsalt kõik selle kibeduse, raevu, viha, kisa ja teotamisega. Võtame need korra ma lihtsalt vaatasin igat sõna eraldi, et mis see siis nagu tähendab, on ju. Et kibedus. Kõik need on sellised halvad asjad, aga samamoodi me saame nendest eemalduda läbi püha vaimu, on ju. See on Jumala vaimu and, et me läheme halbadest asjadest ära ja läheme head asjad juurde, on ju. Läheme nende poole. Raev. Ei hakka pihta kibedus, on ju. Kibedus. Ebameeldivate, hingeliste, haiget tegevate läbielamistega seotud tunded. Kibedus. Raev, pöörane metsik, meeletu viha. Viha iseenesest vaenulikkuse ja ärritusega seotud tugev tunne, äge pahameel, sallimatus. Kisa, kui ma mõtlen kisa peale, mõtlen Johannese peale, andke andeks. Johannes oskab teha kisa. Karjumine, nutt, lärm või väga palju hääleliselt hääletsemine. Teotamine, kellegi au, väärikuse või hea nime teotamist, solvamist, häbistamist ja laimamist. See on tugevam rünnak kui tavaline solvang ning hõlmab väärtushinnangute või ebaõigete faktide esitamist, mis alandavad inimest teiste silmis. Ja kui me võtame kõik kokku, lähme sinna, ma mainisin ka seda Angelale ja Roobile teine päev, et kui ma eesti keeles on hästi siin kirjas siin lõpuks, et koos kogu kurjusega, et kõikide asjade motiiv, kui sa teed neid, on nagu kurjus sinu südames, et sa tahad teisele halba teha sellega. Et see ei ole lihtsalt niisama, et sa teed seda nagu, et see on nagu kurja tahtega nagu, et sa teed seda teistele nagu. Et see ei ole hea. Ja siin on niimoodi veel kirjas, vaata, selles tükis siin on kirjas, et jäägu teist kaugele eemale, on ju. Et jäägu teist kaugele eemale.
et mõtlesin selle ääre peale seal, on ju, et ma ei taha olla selle äärele nii lähedal, et me võime sealt üle kukkuda. Et me ei taha olla nii lähedal sinna kuskile oma nagu nende raevudele, vihadele ja kõigile kurjusele nii lähedal, et me lihtsalt, kui me seal lähedal oleme, lihtsalt kukume üle ja see lihtsalt juhtub, vaata. Et me ei taha olla. Me tahame olla kaugel eemal. Nii kaugel kui võimalik. Kaugel eemal. Ja. Okei, aga läheme siis head asjad juurde. Olge üksteise vastu lahked. Mul sellega tuli, et olge lahked. Mõtlesin kohe, et selle kirja kohe tuli meelde, et olge, on ju. See tähendab, et see on nagu see on tegusõna, vaata. Et see on be doers of the word, vaata. Et olge sõna tegijad. Oleme lahked. Et tihtipeale, kui inimesed on tülis, vaata, siis see on nagu niimoodi, et me isegi ei, et me tahame, et me peaksime nagu tegema neid asju. Et küsimus ei ole selles, vaata, et mõnikord sa ei taha lihtsalt seda teha. Kui sa oled kellegi vastu nagu kuri või pahane, on ju näiteks, et sa ei taha neid asju teha. Tegelikult sa mõtled niimoodi, et sa ei taha teha, vaata. Aga kui sa teed anyway, siis siuke kirja koht, ma alati on see meeles, see on inglise keeles, ma vaatasin eesti keeles, tõlge kuidagi ei sõnastunud ennast nii hästi, aga inglise keeles on õpetussõnad 16.3 on commit thy works unto the Lord and your thoughts shall be established. Et umbes, et nagu me peaksime nagu ennem üldse nagu tegema seda asja, kui me nagu mõtleme. Et nagu tee ennem üldse, kui see asi on hea, siis tee see ära ennem, kui see siuke hea tunne tuleb, et ma nüüd väga tahaks teha, et mulle siuke emotsioonid pulbivad üle, et ma tahaks nagu teha seda asja, vaata nagu, et lihtsalt tee, do it, ole lahke. Ja mis see tähendab, et ole lahke? Lahke tähendab seda, et sa oled sõbralik, heatahtlik, abivalmis, et see viitab inimesele, kes on meeldiv, arvestav, valmis teistele jagama oma aega ja tähelepanu. On ju? Et üleüldiselt sa oled lahke teiste vastu. Nüüd järgmine asi on halastajad. Oled sa kunagi mõelnud, kuidas see väljendub nagu praktiliselt? Kuidas inimene halastab kellegi teise peale? Ja siis ma lugesin seda siit samamoodi õigekeelsus sõnaraamatust, siis oli kirjas niimoodi, et see tähendab inimest, kes on kaastundlik, andestav ja valmis teistele leebust või abi osutama. Ja siis on siukene nagu sulgudes oli sinna juurde kirjutatud, mis minu meelest oli nagu nii, umbes, et see vist oli kristlane, kes selle kirjutas, vaata nagu, et tavaliselt olukorras, kus tal oleks õigus või põhjus kedagi karistada. Saad aru? Et nagu mõtleme seda siis nagu andestuskontekstis, sa pole kunagi suuteline olema nagu halastaja, kui sa ennem ei ole andestanud. Sa pead andestama ja mõtlema head sellest inimesest ja siis sa nagu saad talle halastada, vaata, et oi, see inimene on ka nagu väga halvas olukorras, vaata. Et tema on ka patune, vaata, et ma pean talle nagu armu näitama selles olukorras. Nii, ja siis andestage üksteisele, andestage üksteisele, andestage üksteisele. No, kõiki seda, mida siin eelnevad kirjeldasin ja mida Paulus on meie siia kirja pannud, on kõik teod, mida kristlane peaks tegema. Et see ei ole lihtsalt, vaata, need ei ole lihtsalt nagu sõnad. See ei ole lihtsalt nagu teooria. Et me me loeme seda, aga kristlik elu ei ole teooria. See on nagu, tegelikult kõik need asjad on ju nii praktilised, mida me peaks tegema, vaata. Et andestame. Noh. Et see tähendab seda, et kui sul olukorrad sellised elukorras, võib-olla, ma ei tea, võib-olla teil kõigil on kõik hästi ja ei pea vabandama kellegi ees või pea andestama kellegile või mis iganes, siis on kõik hästi. Nagu. Aga reaalsus on see, et kas seda on olnud või see praegult on või see ka tuleb. Noh. Ja mõte ongi selles, et me andestaksime. Et see on praktiline nagu nii-öelda nagu siis see, nagu see tegu, et mida sa teistele nagu teed. Et sa andestad neile. Ja siis ütleb siin seda, et miks me seda teeme? Miks me peaksime seda tegema? Et see ongi see viimane lause siin, on ju. Nii nagu Jumal on teile andestanud Kristuses. Kas see mitte ei tuhu meid maha peale tagasi? Nii nagu Jumal on teile andestanud Kristuses. On ju? Et kui me arvame, et kuidagi meie ei ole pattu teinud või et meie patt on kuidagi väiksem kui kellegi teise oma, no
see ei ole tõsine. Et me oleme täpselt nii halvad, et Kristus pidi meie patu eest ka surema, kui me oleme ausad. Meie patt oli täpselt sama halb. Et ärme ole kahepalgelised. Ärme arva, et meie patt on väiksem kui teistemad. Et selline inimene, kes nagu mõtleb selle peale võib-olla teistmoodi, ütleks nagu, et oi, kõigil on need patud, vaata. Mina pean nende pattude ja kõigiga toime tulema, vaata. Ei, sa ei pea nende pattudega toime tulema. See ei ole sinu kohus. Jumal suri nende pattude eest ka. Jeesus, see ristil, suri kõikide pattude eest. Selle patu eest ka, mida mina püüan no kellegi teise eest nagu hoida, vaata, või nagu oma seda tähelepanu hoida või mis iganes teha nagu. Jeesus suri selle patu eest ka. Ja kui mina hakkan seda ise nõudma tagasi, siis mina panen nagu sellest risti surmast ennast veel kõrgemale. Ja arvan, et mina peaksin olla, mina olen see, kes seda karistab, vaata, kuigi Jumal ütleb, et on selle patu juba oma vere alla pannud. See paneb meid nagu Jumala staadiumisse peaaegu nagu. See ei ole hea koht, kus olla. Et ma panin see kirja, mõtlesin selle peale, et mis meid parandab? Me peame meenutama oma uus sündi. Me peame meenutama uuesti risti. Me peame meenutama, mida Jeesus tegi ristil sinu eest. Ja kui need kibestumise hetked, mis meis möörgavad ja need mõtted kõigest negatiivsest meis suuremaks ja suuremaks meie peast lähevad, siis me peame tulema tagasi oma lunastuse juurde. Me peame tulema tagasi sinna punkti tagasi, kui me ise tulime Jeesuse juurde ja nagu nutsime ja palusime Jeesuselt andeks oma pattude eest. Kui sa tuled sinna tagasi, siis sa nagu hakkad mõtlema asja teistmoodi. On nii. Siis sa mõtled nende pattude peale, mida Jumal sinule andestas. Ja siis sul tulebki halastus teiste vastu ja nende pattude vastu. Tuleb. Et meie andestus oli seal ristil tasutud. Meie kõikide patt on vere peal, verega kaetud. Ja teate, mis siis juhtub, kui me andestame? Siin samas kirjas tegelikult ma kunagi ei ole siit edasi läinud. Aga vaata siit 5:1 ja 2. Võtke nüüd Jumala eeskujuks nagu armastatud lapsed. Võtame endale Jumala eeskuju. Me näitame teistele Jumalat, kui me andestame. See on tegelikult Jumala eeskuju. Ja käige armastused nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovustunud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks, lõhnaks Jumalale. Me oleme Jumala eeskujud. Me näitame teistele valgust, kui me teistele andestame. Ja mis veel juhtub, on see, et Matteuse 18:15-20 ütleb, et kui inimesed üksteisele andestavad, kui inimesed nii-öelda üksteiselt andeks paluvad, siis sel hetkel Jumal on ka kohal. Jumal on ka kohal. Ma lõpetan selle looga. Lugesin ühte suht rasket lugu eelmisel nädalal, et oli siuke abielupaar. Nad elasid Aafrikas, samal ajal kui oli Idi Amin, oli see diktaator seal. Ja siis juhtus siuke lugu, et nad olid päris siuksed edukad äriinimesed, neil oli oma firma ja nautisid suurt maja, ilus kodu, kõik asju. Ja said teata üks päev omal postkastis, et nende 26-aastane poeg on röövitud. Ja et nemad peaksid maksma lunaraha selle eest. Nad oli täiesti šokis nagu esimesed 2 päeva, nagu mõtlesid, mida teha. Siis tuli uuesti üks teade 2 päeva hiljem. Et kui te lunaraha ei maksta, siis me tapame teie poja. Ja siis nad olid lihtsalt segaduses, mida teha, läksid politseisse, küsisid nõu, juriidilist nõu, mida teha. Neil oli, ärge makske. Siis tuli veel üks kiri, ütles, et kui te kohe ära ei maksa seda lunaraha, siis me tapame teie poja.
no nad olid siis täiesti nagu murtud nagu, et noh, mida ma siis teen, on ju. Ja siis tuligi kiri, et teie poeg on tapetud, kõik. Isa siis nagu oma selles leinas ja ahastuses võttis siis ette ja ütles, et okei, et ma läheks nagu, ma tahaks vähemalt oma poja keha, vaata. Et siis nagu tagasi saada, et nagu matta siis oma poega, on ju. Siis tuli siis välja keegi, kes ütles, et okei, noh, teatud rahast ma võin siin siis viia nagu sinna nii-öelda kohta, kus siis sa oma poja saad. Läks siis natuke aega mööda, mees läks sinna kohale, siuke noh, pime kuskil mingi nurk, selle asemel, et siis, et keegi teda, noh, tema poega tooks, oli seal hoopis sõdurid, kes viisid ta sinna samma vangikongi, kus tema oma poeg oli olnud ja piisutasid teda nagu selge. Noh, nagu mingi naha pitsaga ja noh, selg oli täiesti noh, verine, lõhki, kõik nii edasi, on ju. Pärast pandi ta siis auto pagasnikusse ja viidi kuskil samma kohta tagasi, kus ta leiti. Ja öeldi, et kui sa veel kord tahad oma seda poega nagu otsida, on ju, siis tapame sinuga ära. Mees läks koju, noh, selgi see, kohutav tragöödia. 2 aastat nad olid oma naisega koos, noh, mõnes mõttes nagu arusaadav. Olid kurvad, vihased, kättemaksu, imulised, noh, kõik, mis saad aru, täielik tragöödia, on ju. No, nagu inimlikud mõttes me saame aru, on ju. Siis tuli nende külla, tuli jutlustaja või nagu kristlik nõustaja. Ja ta rääkis neile andestusest. Ja nad kuulasid seda ja siis nad said kokku nagu selle jutlustajaga, nagu 3 Ja nad küsisid, et noh, selle nõustajaga, mida me peaks tegema? Ja see nõustaja ise oli nagu nii šokis, vaata sellest, nagu, et mõtleski, et noh, nagu meie oleks, vaata, kui keegi räägib meile, ma ei tea, mingist koonduslaagrist, on ju, kuidas ta seal on olnud, on ju, et andestan neile, on ju. Et noh, ta oli samamoodi, oli täiesti nagu, noh, mida ma ütlen neile? Kuidas? Ja siis ta palvetas, et Jumal, ma tean nagu, et neil on vaja andestust. Ma tean. Aga mina nüüd hakkan neile kohe seda siin jutlustama, et no mul on sind vaja nagu, et ma pean nagu palvetama ja ta palvetas. Ja see naine siis pisarais ja mees ka, noh, lihtsalt käed niimoodi, noh, istusid seal ja siis naine ütles, et me peame selle asja kuidagi nagu selja taha panema. Et me peame kuidagi nagu edasi minema. Et aita meid. Ja siis see mees mõtles, et kuidas mina saan sind aidata? Mina ei saa sind kuidagi aidata. Aga ta ütles, et Jumala vaim saab. Jumal saab aidata sind. Ta saab anda sulle selle andestuse. Ta saab anda sulle selle. Ja see mees, kes selle kirja pani, ta ütles, et nad nõlatusid seal, põlvitasid seal maas 3. Ja ta ütles, et noh, ta ei ole selliseid palveid veel oma elus kuulnud, kui nad selle kõik koos palvetasid. Ja mis pärast juhtus oli see, ta ütles, et kuigi oli pisarad, siis pärast seda nende elus oli rõõm. Kohe pärast seda, kui nad olid selle koorma maha pannud. Ja ma nagu saan aru, et see on tõesti äge lugu, on ju, ja tõesti, et nagu, et noh, ma saan aru, meie jaoks on nagu siuke distant asi, on ju. Aga samamoodi nagu need inimesed suudavad andestada, on ju, suudame meie ka oma olukordades. Et kui laps, keegi teine tuli võttis kellegi toast midagi ilma luba küsimata, sa saad sellega andestada. Et kui, noh, abikaasad on üksteisele midagi valesti, noh, mina ka on, et me saame need andestada. Aga ennem, kui me saame suuri asju andestada, me peaksime ka väiksed asjad andestama. Et alustame nagu väikestest asjadest. Ja siis ma arvan, et Jumal annab meile armu, noh, kui tekib selline olukord, annab suurteks asjadeks ka. Aga kui me juba ennem oleme nii kinni oma nagu selles minas ja et ma ei andesta, siis ega me neid suuri asju ka ei andesta. On ju? Et võtame hetke aega ja oleme vaikselt ja mõtleme nende inimeste peale võib-olla või Jumal võib-olla toob sinu mõttesse praegu mõne inimese, kes nagu, kelle vastu sul on olnud või on kibedus või andestamatus. Ja mõtle selle peale ja andesta. Mitte sellepärast, et kuidagi sinuga seotud on, vaid see, et Jumal on ka sulle andestanud. Andesta neile samamoodi.